Tere kõigile! Nagu näete, täna on natukene teistmoodi tehtud video. Nimelt ei istu ma oma tugitoolis, vaid seisan püsti, sest tänases videos tuleb midagi natukene aktiivsemat, mis vajab liikumist ja veidi paremat juurdepääsu minu raamaturiiulitele. Nimelt paar aastat tagasi nägin sellist booktagi ehk siis ülesannete nimekirja, mille põhjal on siis tehtud videod, kus originaallooja, kelle video ma siis lingin alla, on välja pakkunud sellist teemade nimekirja, millele vastavat raamatut on vaja oma raamaturiiulist otsida. See ei ole konkreetse raamatu otsimine, sest see oleks võimatu, kui sa pole just raamatukogus. Aga selliste, ütleme, teemapunktidega raamatu otsimine. Olen mõelnud pikalt seda teha ja nüüd siis avanes võimalus, et võib proovida. Loodan, et sellest videost tuleb midagi, ta ikkagi jõuab teie ette ka varsti. Aga alustame. Ma tõlgin otse neid, sest et ma põhimõtteliselt ei tohiks järgmiseid küsimusi näha, et ma ei teaks, mis mind ees ootab. Ma olen küll neid videosid näinud, aga need olid võib-olla eelmine suvi või kuidagi niimoodi. Nii et ma väga hästi ei mäleta, mis teemad olid. Aga jah, et tõlgin otse ja kindlasti tuleb see ülesande punkt ka ekraanile, siis kui ma asju töötlema hakkan. Aga esimene punkt on, kas mul on ebatasaste servadega raamatut. See on, inglise keeles on deckled edges, kui keegi teab, kuidas eesti keeles selle konkreetse asja termin on. Palun jagage seda minuga, mina ei ole jõudnud otsida ja peast ei oska öelda. Aga mul on selline raamat olemas küll. See raamat on siis Justina Irelandi Dread Nation. Sellel on ilusti ebatasased servad. Päris paljudele sellised ebatasased servad ei meeldi, minul ei ole nende vastu mitte midagi. Järgmine küsimus on, kas sul on raamatud, kus on kaane peal 3 või enam tegelast, inimest kujutatud? Mul on see olemas. Võtsin siin Bungo Stray Dogs Vol 3, see on kõige lähem, mis mul käe pärast on ja siin on 1, 2, 3, 4, 5 tegelast. See natuke peegeldab, vabandan. Edasi lähme siis 3. küsimuse juurde. Kas sul on raamatut, mis põhineb mingil muul välja mõeldud lool? Selle üle pean ma natukene mõtlema. Nii, ja raamat, mis siis põhineb mingil muul välja mõeldud lool, mina valisin Cynthia Handy The Afterlife of Holly Chase, mis peaks põhinema Charles Dickensi jõululool või vähemalt omama selle mingeid elemente. Ma olen seda näinud küll nimekirjades, kus on käsitletud ümberjutustusi või uusversioone. Nii, aga lähme edasi. 4. küsimus siis. Kas mul on raamatud, mille pealkiri on 10 tähte pikk? Ja mul on selline raamat täitsa olemas. Selleks on Rainbow Rowley Wayward Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kas mul on raamatut, mille pealkiri algab ja lõpeb täpselt sama tähega? Olemas, seni on sattunud kõik ingliskeelsed raamatud, aga kindlasti tuleb ka eestikeelseid, ma loodan. Aga Kristin Cashori Graceling, ta peegeldab jälle, aga algab ilusti nõrga G-ga ja lõpeb nõrga G-ga. Ja edasi, see oli siis 5. punkt. 6. Kas mul on Mass Market Paperback? Ja mul on neid küll. On J.D. Robbie Conspiracy and Death. Ma olen paaris videos arvatavasti maininud, et mulle J.D. Robbie raamatud täitsa meeldivad. Kas mul on raamat, mille autor kasutab pseudonüümi? No ma lähen kergema vastupanu teed, taaskord paraku ingliskeelse raamatuga. Robert Galbraith, Käo kukkumine, The Cuckoo's Calling. Teatavasti siis J.K. Rowlingu pseudonüüm. 8. punkt on, kas mul on raamatut, mille pealkirjas on tegelase nimi? Ma arvan, et kõige kerge vastupanu teed minna on kasutada selleks Harry Potterit, aga ehk see on liiga kerge. Vaataks, äkki leiab mingi muu raamat. Roald Dahli Matilda, üks minu suuri lemmikuid, mida olen korduvalt ja korduvalt lugenud. Nii, 9. küsimus. Kas mul on raamatut, kus on 2 kaarti?
peaks olema. Siinkohal ma lähen kergema vastupanu teed. Otse loomulikult valisin selleks Sõrmuste isanda, Sõrmuste vennaskonda, mis on, nagu teate, kaarte täis, neid on isegi rohkem kui 2. Ja järgmine punkt. Kas mul on raamatud, millest on tehtud telesari ja mul tõesti on see raamat olemas. Ja raamat, mille ma siis valisin selle teema alla, ehk siis raamat, mille põhjal on tehtud telesari, on Terry Pratchetti ja Neil Gaimani Good Omens ehk head ended. Paraku mul seda eestikeelsena ei ole. Nii, 11. punkti juurde jõuame ja 11. punkt küsib minult raamatut, mille autor oli algselt kuulus millegi muu poolt. Hugh Laurie kirjutatud The Gunslinger. Nii, edasi. 12. punkt. Kas mul on raamatut, mille kaanel on kell? Eelmise aasta suuri lemmikuid on Edward Rutherfordi London ja siin on ilusti Big Benil kell olemas. Kas mul on luuleraamatut? Jah, mul on küll luuleraamatut. Nii natuke pidin otsima. Tundub, et ma olen kuhugi mõned oma raamatut poetanud, kus ma neid üles praegu ei leia. Aga õnneks riiulil oli vene keeles Jaapani luuleraamat. See päästis ma praegu. Vaatame 14. punkt juba. Kas mul on raamat, mille peale on pandud auhinnakleeps? Eriti Ameerika Ühendriikides, aga ka mujal pannakse tavaliselt raamatu esikaanele auhinda tähistav kleeps. Minul on selline raamat hästi olemas, taaskord ingliskeelne küll, aga seest päris mitme kleepsuga. See on siis Benjamin Alire-Saenzi Aristotle and Dante Discovered the Secrets of the Universe. Ja siin on lausa 4 kleepsu, nagu näete. Ja 15. punkt. Kas mul on raamatut, mille on kirjutanud autor, kellel on samad initsiaalid nagu minul? Mina on Irina M. Ehk siis IM on minu initsiaalid. Teate, ma olen üsna kindel, et mul ei ole seda raamatut, nii et see on üks punkt, mis mul jääb täitmata paraku. Edasi minnes 16. punkt. Kas mul on lühijuttude novellide kogumikku? Ma arvan, kõige lihtsam on minna taaskord ingliskeelse kallale ja selleks on mul selline asi nagu Life is short and then you die. Siin on siis sellised krimilookesed, väikesed erinevatelt autoritelt suunatud siis noortele. Kas mul on raamatud, mis on 500 ja 510 lehekülje vahel? Nüüd peab otsima. Läheb aega. No, see läheb väga napilt, aga ma loen selle ikkagi sisse, sest et siin on 510 täpselt, kui mitte arvestada seal päris viimaseid lehekülge. Ehk siis Victoria Schwabi Darker Shade of Magicu sarja teine osa, The Gathering of Shadows. Kas mul on raamat, mis on muudetud filmiks? Muidugi mul on raamat, mis on muudetud filmiks. Näiteks, võtame jälle kõige lihtsamalt. Harry Potter ja Tarkade kivi. 19. Kas mul on graafiline romaan? Jah, muidugi mul on graafiline romaan, mul on neid päris mitu tükki. On Noel Stevensoni Nimona. Väga-väga hea graafiline romaan, soovitan. Kas mul on raamatud, mille on kirjutanud 2 Venemaa autorit? Otse loomulikult mul on ka raamatut, mille on kirjutanud 2 Venemaa autorit, ma pean need lihtsalt natuke otsima jälle. Ja leidsin. Selleks on Guillermo del Toro ja Jack Hogani kirjutatud Tõbi ja tegelikult ka järgmised 2 raamatut selles sarjas. Ja see põhimõtteliselt oligi kõik 20 punkti, millele tuli vastata. Vastasin kõigele peale 1, nimelt siis oma initsiaalidega raamatut ma ei leidnud. Ma loodan, ma teid väga ära ei tüdanud. Selline oli siis video. Näeme järgmises. Loodetavasti tuleb see üsna pea. Ja ilusat päeva jätku teile!